Hey, what up, yo? Täna jälle garaažist tagasi. Vaatame veits Bemmi. Ja nagu te timelapsist juba nägite, siis sattusin veits Bemmi koogu. Tuli veits tööd teha ja nüüd see näeb välja siis selline. Et siis, miks ma seda tegin? Nagu ma eelmises videos rääkisin, siis vajab sumps veits korrastamist, mitte eelmises ma ei tea, mingis videos. Et sumps vajab veits korrastamist ja mis välja tuli siis on, et sumpa katalüsaatorid on täiesti pooleks omadega. Näed, nagu siin on näha. Ma ei tea, kuidas valgus siin on praegult, aga need on lihtsalt keskelt pooleks ja siin on mingid räiged porri tehtud. Ehk keegi on siin mingi üritanud neid kokku keevitada elu sitasti lihtsalt ja need lekivad igatpidi ja siit on ka mingid keevitada üritatud ja need ka nüüd hirmsalt lekivad. Ehk siis selle asja pärast olid CO-d paigast ära ja ülevaatusega veits jama lugu. Aga ülejäänud tundub suht okei. Kuna juba siin mootor sai maha võetud, avastasin ma veel paar viga. Autol siis kere küljes mootori padjad on siis katki. Siin peaks olema mingi, no igatahes mõlemalt poolt need on jumala lappes omadega. Siin on ka hirmsasti õli igal pool. Ehk siis tuleb siit veits puhastada ja siis tuleb üle vaadata see massive mootor siin. Suur tänu muidugi JK garaažile, kes mul siin seda mootori tõstukit laenas, et ma saaksin selle üldse kätte. Ma luban, ma varsti annan teile tagasi selle. Aga noh, ma ei tea, mootori võtmine läks aega 8 tundi, et kätte saada. Teie jaoks oli vist paar sekundit, aga kogu see timelapse oli 8 tundi pikk, nii et loodame, et täna selgitab välja, mis sellel pillil viga on. Vaatame kõik vead üle. Tšekkime kõik üle ja siis saab vaikselt hakata millegi kokku laduma. Täna on küll, ma filmin seda pühapäeval, nii et ma ei saa täna asju osta, nii et see mootori vahelepanek selgub alles lähipäevil, nii et davai! Kuidas teile muus Bem meeldib, või? Siit oli. Tundub, et plokitihend on, plokikaane tihend või mis iganes asi on korras. Sealt eespoolt on see mingid kaantetihendid asjad läbi, need vahetab pärast ära. Praegu tõmban siin veits puutumaks, panen kokku tagasi ja siis tagasi sinna sisse panna. Noh, ei õnnistu. Miks peab ära tulla juba? Keevitusoskused on küll professionaalsed siin. Mis ta siin on keevitanud, et see rohkem lahti oleks või? See on korralik. Seda peaks pidanud vahetamagi. Seda kui annab päästa või? Siit saad selle maha käiata, siis leiad selle lõhe üles ja siis saad lihtne. GGVP. Ma ei tea, ma proovin leiutada midagi siis. Siit või kohe suuremat tükki mahuta.
Seda ei saa päris sisse lõigata. Siit selle. ei mitte seda, kõrva ära. No jaa, seda mitte. Siit saad niimoodi... Kihta all võtad. No suur relaks ka. Selle kohe pimeks, siis kallale ka veel. See on ka võimalus. Teeme niimoodi küll. Ehitrasid teiselt poolt on nagu koos korralikult. No, keer teist pidi hakka teiselt. Suure relaka. See on ka võimalus. Sa mõõdad seda. Lambist. On lootust või? Muidugi on. Kõigil on lootust. Lasin need katid veits puhtamaks siit. Ja nüüd saab hakata neid külge panema. Need on küljes, siis natuke veel timmida ja siis saab mootori külge panna. Põhimõtteliselt jõudsime siis nii kaugel, et mina ja Muumi panime kahekesti mootori peale. Joss nõuskas terve ära. Ei tegelikult. Või meidit. Võtsid mu vlogi üle praegult või? Jep. Peaaegu valmis on. Kuidas läks? Ülisuper. Nii hea. Hakka või tööle sellel alal. Autoremont on nime lihtne. 12 kordagi teha siin. Aga jep, saime selle siia vahele. Nüüd on ainult tõstuke ära võtta ja ongi olemas. Jah, pani see ka kinni. Mingi loll viga oli. Võtsin kohe, et me poolikud on ta Meil läks põhimõtteliselt 11 tundi, et see tagasi saada. 8 tundi maha, 11 peale. Ja üks loll viga oli ja see ei läinud käima. Aga nüüd läheb. Ma pean näitama, et see läheb käima. Kaasamist veits peal. Mida? Mis sa asjast arvad? Ma ei oska midagi arvata. Vähemalt sai kokku ja töötab. Jab. Liiga palju vaeva on. Vahepeal olid mingid tehnilised viperused. Motivatsiooni puudus. Tehnilised viperused, mingid väiksed lollid vead. Ja mis meil veel oli? Alt käigukangi mingisugune värk oli ülivalesti. Mis see siis oli? Hoovastik. No, käigukangi hoovastik oli veits valesti, polnud ühest august läbi, mis oleks pidanud olema. Aga see sai õnneks väga väikse valuga lahendatud. Tere, et sa oled asendusvlogger, vaata, siis ma saan ise tegeleda, siis keegi teine räägib. Proovime uuesti. Proovime uuesti. Aga anna ise gaasi. Vaata, kuidas ta siis... Kohutav hääl. Oh my lord. No shit, radikat pole ju. Aga mind kotti lase seda. Kõik sulab, ma ei saagi aru. Ärge jamaga. Siia oli vist õli peale tilkunud, ma arvan. Ja kuradi katid lõppevad seal otsa all ära. Me oleme Kuule, ära tee uuesti, räägi parem, mis me nüüd teeme. Ära sega vahele mu vlogile! See on minu vlog! Aitäh! See läks puruks.